tere tulemast, head vanemad ja kallid külalised. Täna on üks väga tähtis päev, sest täna on teie päev. Me oleme natuke elevil, natuke rõõmsad ja natuke põnevil. Teete iga päev nii palju, lohutate, aitate ja kallistate ja vahel isegi leiate kadunud sokid üles. Tahamegi teid kõiki täna tänada ning näidata oma looga, kui tähtsad te meil olete. Soovime teile mõnusaid elamusi. Juku, mul on üks sulle meeste jutt. No räägi. Tead, mul on probleem. Mul on 3 pruuti, aga nii ei saa ju. Miks ei saa? Saab ikka, kui isegi autol on tagavarani, siis miks ei või ühel inimesel olla tagavara pruudi? Hei poika, kas võtate kampa? Ei saa, meil on meeste jutud pooleli. Aga te ei tea. Ossa Raksann, tekitab põnevussina, mida me ei tea. Vot seda on väga nutikas ema. Minu ema on ka üli nutikas. Ta oskab pliiatsid hästi teravaks lõigata. See pole veel midagi. Vaata, minu ema, tema oskab niimoodi apelsini koostada, sest vesiroos tuleb. No olgu, see on nüüd küll otsustatud. See tiips tuleb raudselt kampa. Kujutad ette, koorib vesiroos. No on ikka lahe ema. Koorib poisid, tüps on lahtistel kohal. Kuulete nüüd teise C-klassi ehituses laulu. Mul on tõesti äge ema. Mul on tõesti äge ema, kõike temal lasen teha. Püüan pidevalt proovida, kuidas see annab veel soovida. Kiirem kartulikoorija, kõike asju meeles peab. Ärkab üles kellata, räägin ilma naljata. Ema, kallis ema, kus küll saaks sust koopia teha, teeks neid õige palju just. Silmad näevad kõike vist, tolmu kui ka kraaklemist. Palju teeb ja korraldab, täitsa ilma palgata. Mul on tõesti äge ema, kõike temal lasen teha. Püüan pidevalt proovida, kuidas see annab veel soovida. Ema, kallis ema, kus küll saaks sust koopia teha, teeks neid õige palju just. Ema, kallis ema, kus küll saaks sust koopia teha, teeks neid õige palju just, siis oleme kõik hoitud. Lapsed, alustame nüüd tunniga. Tere hommikust! Tere, armas õpetaja! Nii, istuge palun. Juku, miks sa jälle hiljaks jäid? Kas sul neid hilinemisi veel vähe on? Ma sain täna hommikul endale väikese öö. Hea küll, aga vaata, et seda enam ei juhtu. Ikka hilinemist ma mõtlesin. Ole hea ja istu nüüd palun oma kohale. Juku, kas sa kodused ülesanded tegid tänaseks ikka iseseisvalt ära? Jaa, muidugi armas õpetaja. Aga üks imevisikene asi, head on vanema tehtud. Mis seal siis ikka enam kosta? Kallid lapsed, täna alustame matemaatikatunniga. Tänase tunni teema on liitmine ja lahutamine.
Niisiis, kui palju on 2 apelsini ja 3 apelsini kokku? Kes on kohe valmis vastama? Ole hea, Kati. Pole vabandust, ma ei tea apelsinidest mitte kui midagi. Õpetaja Katri õpetab meil on tõukäega. Oh, sa pühade vägi küll! Juku, ütle sina, kui palju on 2 miinus 2? Lugupeetud Preili õpetajad, kahjuks pole õrna aimugi, et tegu on nende joonte ja apelsinide vaheliste probleemidega. 2 miinus 2 on 0, Juku. Täielik 0. Nii palju vaeva ja kõik asjad. Täielik 0. Kes oleks võinud seda arvata, et matemaatika nii probleemne võib olla? Nüüd on küll õpilastel aeg teha arvutamise vahele väike liikumispaul. Teine C-klass, palume aeglaseks valssiks lavale. Kontrollime, kuidas teile kodus õpitud luuletus on meelde jäänud. Mari ja Siiri, palun alustage teie. Tita salm emale, auto Siiri Laidla, kanaema laps on tibu, ajupõõsal pajutibu, mina olen ema tibu, tema kallis lapse tibu. Aitäh, tüdrukud! Tule nüüd sina ja näita, mis sul peas on. Kanaema. Ei, minu peas on küll ainult üks urmu. Kirjuta märkuse, et sul on luuletus õppimata! Soo, see on nüüd küll kehlugu. Kümnekesed täna raudselt saavad. Head külalised, 1. F-klass on teile valmistunud ette luuletuse. Palume teid lavale. Ema, sa oled nii kallis ja hea, sa teed mul pannkookerva, mooski on peal. Kui sokid mul jälle on kadunud kuskil, sa leiad need üles kas kapist või bussist. Ema, sa aitad mul õppida mängida ka ja vahel koos naerame kõva häälega. Kui midagi sassi mul kogemata läheb, sa ütled, pole hullu ja läheb ilusamaks päev. Ema, sa oled mul lemmik siin ilmas, kõige parem ja naljakam päike mu silmas. Ma kallistan sind ja ütlen nüüd nii, head emadepäeva, sest sa parim oledki.
seda munamütsikese muinasjutu lõppu uuesti teha. Vanaema, miks sul nii suured silmad on? Selleks, et sind paremini näha, tütreke. Aga vanaema, miks sul nii suured käed on? Selleks, et sind paremini kallistada, mu laps. Vanaema, miks sul nii suur suu on? Selleks, et kõige suurem hamburger suhu mahuks. Juku! Tublid lapsed! Aga nüüd loodusõpetus, lapsed. Vaadake seda pilti. Kes on pildil? No mis asja, Juku, sina seal itsitad? Ma ei saa. Sellel loomal on mu ema püksid jalas. See loom on muudis seda juba. Teate, kui mina suureks saan, võtan õpetaja Heleni endale naiseks. Ära teda küll võta, ta paneb sul kohe nurka. Võta parem Katri, ta on noor ja närk söömata. Aga mina võtan hoopis tädi Reeda, ta teeb häid pannkooke. No mis asja, lapsed, teie seal jutustate? Kas sina, Juku, ei tahagi siis kirjutama ja lugema õppida? Ega minul pole vara seda osata. Ega ma rumane ole. Hakkan ise suurena õpetajaks ning lasen teistel enda ees muudkui lugeda ning kirjutada. Nüüd on aeg ruudurumbaks. Palume lavale teised C-klassi. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you light the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. To get you off my mind. Nutta, miks sa seal nutta? Ah, ema viis mind eile juuksurisse ja lasi tuka ette lõigata. Ma pole enam laps, olen juba 7. Rahunege ja teeme nüüd tööd edasi. Alustame viktoriiniga. Mina esitan küsimusi ja kes vastata oskab, tõstab käe ning saab punkti. Niisiis, esimene küsimus. Keda me nimetame loomade kuningaks? Loomaaia direktori. Vale vastus. Järgmine küsimus. Miks on merevesi soolane? Sellepärast, et seal ujuvad soolaeringud. Jälle vale vastus. 3. küsimus. Miks lendavad kured sügisel lõunasse? Õpetajad seadused saavad ju ka lapsi saada. Jälle vale vastus. 4. küsimus. On ajaloo vallas. Mis on muumia? Muumia on kuivatatud vaara. Peaaegu õige. Pool punkti Pilleriinile. Mitte ühtegi mõistlikku ja normaalset
vastust. veel üks küsimus loodusõpetusest. miks on mest lapik? Sellepärast ta magas vaalaga ühes voodis. Juku! Ukse taha! Lapsed, kas te teate, miks vähil on siuksed punnis silmad? Sellepärast vähk nägi seda peal. Hea küll, Juku, tule nüüd klassi tagasi. Minu sinu naljades nüüd aitab. Kui siin klassis on veel keegi idioot, siis tõusku püsti. Õpetaja, mul on tõesti kahju vaadata, kuidas te seal üksi seisate. Tead, Juku, mul on sulle saladus. No mis sa seal ikka hõiskad, Roosika? Mul on saladuste äraarvamise masin täitsa olemas. Siis ma ei mõtlegi enam saladusi. Appi, millal see tund, kui oli ükskord lõpp? Antsas kell on 5 minuti pärast 3. Oled sa ka üks? Ma tahtsin ju teada, mis ta praegu. Kallid lapsed, tänaseks on tunnid läbi. Ilusat päeva kõigile. Juku, koolis ei vilistata. Mõtle, kui kõik 1000 last hakkaksid korraga vilistama. Mis siis saaks direktor tuleks ukse peale. Teeme nüüd need lapsed, et te lähete kõik hästi-hästi kiiresti koju. Seni, kuni Juku koju jõuab, saate kuulata esimese Erki klassi esitluses laulu Sulle emake. et Jukul on nüüd see saladuste arvamise masin. Mis elu see ilma saladusteta küll on? Sul on tõsimeelused, et Juku on sellist masinat leiutama. No mine sa seda Jukut tea, mõtleb iga asi tortsusi välja. Näe, oleme koju, näeme homme koolis. Ema, vaata, ma sain teile koolis 5! Kuidas siis nii? Ma ei näe. No vaatame, et kriipsukest eest 2 ja jutikest eest 3. Teeb ju kokku 5. Mis asja, tüdruk, kas sa nii
Mari. No joh, eile võttis õpetajat 5+4 on 9, aga täna juba, et 9 on hoopis 3+6. Ma ei saa mitte midagi aru. No tule vaatame seda arvutit. Ema vaatate ikka vähem. Mis siis nüüd lahti on? Täna on selgemalt lastevanemate koosolek, aga väga kitsale ringile. Ma ei mõista ikka veel. Väga lihtne, sellest võtate osa sina ja õpetaja. No mis mul aitab? Mina sinna kooli ei lähe. Käin korra või paar korda. Selle lapsel on ometi vana. Maali, sina lähed sel korral koosolekule. Kuule poiss, mis käki sa jälle kokku keerasid? Too päevik siia. Juku kleepis töövihikusse vanaema pilli. Juku, miks sa nii tegid? Õpetaja ise tahtis teada, kes mu koduseid tööd teeb. See on jah meie vanaema pilt. Aga ema, kelle pilt sul seal topil on? Selline noor ja vormis tütarda. Mari rumaluke, see on su vanaema. Noh, nii 50 aastat tagasi. Mulle tundub järjest, et ma tahan seda erakorralist ja neljasilmalist koosolekut näha. Ma lähen käin seal õpetaja juures nüüd ära. No tere! Oi, teid ma lubnudki näha arenguvestlusel. Lugupeetud Juku vanaema, ole hea, istus. Ma saan aru, et teil on probleeme. See märkus päevikus ja lisaks ka hinded. See märkus pole kaugeltki kõik. Kui ma küsisin Jukult teile, et miks tema kodustes ülesannetes on nii palju vigu, siis oli tal jultumust vastata, et tema ei teinud ühtegi, et kõik tegi vanaema. Mis ma pean sellega tarvama? Ma ilmselt ei jõudnud tervata kodust ülesannet õigesti ära teha. Uni tekkus vägisi peale, kui seda Mehhiko Sheebi ooperit vaatas. Mis teie pojapoest niimoodi saab, lugupeetud Juku vanaema? Ma olen täiesti kindel, sama tubli nagu minu poeg Johanneski. Kas te julgete sellest kahelda? Need on ainult kasvuraskused. Eks ma ootan, millal Juku lapsed ise ükskord kooli tulevad. Ehk on nemad veidi mõistlikud. Proua õpetaja, mina ei osanud ka omal ajal matemaatikat, aga nüüd olen edukas ärinaine. Ostan 2000-ga, müün 4000-ga. See 2% vahelt kasu rahuldab mind täielikult. Siis ma ei oska enam midagi öelda. Jääd aega. Stress ei ole kellelegi hea. Kutsume ema ja õpetaja lavale läbi tantsu närve rahustama. Mõtle, kui oleks teine elu, siis teeks kõike paremini. Palju vigu, palju melu, siis laulaks valjemini. Haaraks ohjad härjal sarvist, nagu oleks aega vähe. Tead, ma mõtlen selles elus. Mu silmateed olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud. Ja süda see on kui julgust täis, sest see siin on ajut
said ka targemaks. Muidugi sai. Juku teeb vähem vigu kui mina ja lisaks ka sellele püüdis veel õpetaja veel mulle matemaatikat õpetama hakata ja selliste tühiste asjade pärast kutsutakse siis vanavanemat kooli. Oleks siis midagi märkimisväärset. ilusaid saabuvaid ema